Head vaatajad, meelelahutuslik vestlussaadete sari Kogukonnaklubi alustab ja mina olen saatejuht Ivo Rull. Kutsume siia Viimsi sõjamuuseumi õdusasse kohvikusse koos saate režissöör Andreas Loorandiga viimsilasi või Viimsiga seotud inimesi, kes on kas midagi saavutanud või kelle elus on midagi põnevat, on see toimunud siin Viimsis või on toimunud see laias maailmas ja need saated hakkavad olema kord kuus ja kestma umbes pool tundi. Aga täna on mul väga hea meel tervitada meie saate avakülalist, fitnessi maailmameistrit Miia Mulenoki. Tere! Tere tulemast saatesse, Miia! Aitäh kutsumast, meeldib olla. Suur rõõm, et oled tagasi Eestis korraks ja said tulla. Ja alustamegi kohe sellest, et kuigi sind krooniti möödunud aasta oktoobris Dubais säraval laval fitnessi maailmameistriks. Kui palju sa oled tegelikult mõelnud sellele, et su elus oleks võinud minna kõik hoopis teisiti, et selle asemel, et särada suurel laval maailmameistrina, oleksid sa võinud olla ka tegelikult ratastoolis? Ütleme nii, et ma ei olegi väga mõelnud sellele, et ka kuidas oleks siis, kui oleksid asjad teistmoodi, vaid pigem olnud tänulik, et asjad on nii, nagu nad on. Ja ma olen igapäevaselt väga tänulik endale ja enda vanematele, et ma olen jõudnud siia tänasse päeva ja mul on võimalik tegeleda spordialaga, mis mulle päriselt meeldib, mida ma päriselt armastan ja et mu vanemad hakkasid kohe tegelema minu diagnoosiga, kui ma olin 3-aastane, et üldse mul on võimalus ennast liikuda, enda jalgu kasutada, enda käsi kasutada ja ma ei võta seda justkui iseenesest mõistetavana, et mul on 2 jalga, 2 kätt, sest tegelikult tänapäeval keegi väga ei mõtle sellele, et see on tegelikult nii suur väärtus, et meil on võimalik kasutada enda käsi ja jalgu, et ma ei võta tõesti iseenesest mõistetavana. Mis vanuses sa tegelikult teadvustasid, et sul on see tõsine probleem ja et sul on eridieet ja mingid erilised protseduurid ja süstimised ja kõik muu? Ma arvan, et päriselt ma hakkasin aru saama sellest, et see on nagu minu probleem, et kui oli mingi 10-11, enne seda ma justkui arvasin, et see on mingi vanemad nii-öelda, et see on vanemate probleem ja et nad justkui nagu hoiavad mind nii-öelda õigest maailmast nii-öelda tagasi. Ma ei saanud aru, miks ma ei või süüa tavalisi kommest. Kõik väiksed lapsed tahavad nagu komme ja krõpse süüa, siis ma käisin salaja sõbrannade juures söömas, siin salaja näost sisse, siis kodus ei söönud. Aga mingi hetk ma justkui sain aru, et kõik need asjad, mida vanemad minu jaoks tegid, olid minu jaoks, minu tervise jaoks, sest mul oli ka neid hommikuid, et ma ärkasin hommikul üles ja ma ei saanud jala peal astuda, siis ma olin, et midagi on nagu valesti ja siis hakkasin ise aru saama sellest, et see on kõik on ka toidus kinni ja liikumises kinni, et tegelikult kõik, mida ma kogu oma lapsepõlve olen teinud, kõik eritoitumine, erimenüü, kõik arstil käigud, et kõik olid tegelikult minu jaoks, et mina saaksin tulevikus elada kvaliteetset elu ja saaksin tegeleda spordialadega, et oligi 11-10, ma arvan, midagi sinna umbes. Mis lasteaedades koolides sa Viimsis käisid ja kuidas sa seal selle toidu teema lahendasid? Lasteas käisin Viimsi pargilasteas, mis siin samas oli ja et me viisimegi oli nädal alguses vanemad viisid mingi osa nagu lisatoitu juurde, et kuna ma ei tohtinud tavalist jahu, tavalist suhkrut ja tavalist piima tarbida ja suhkrut ka loomulikult ma ei tohtinud tarbida, siis nad viisid alternatiive toiduained lasteaeda ja õnneks kokad tulid vastu ja olid mulle nõus nii-öelda tegema erimenüüd. No loomulikult ma tundsin, et mis mõttes, et miks teised võivad ala mingi mannavahtu süüa ja mina pean ala mingi kaerahelbeid sööma, et vahetevahel ikka, aga mis sa teed, ma ikka söin enda menüüd ja vanemad nii-öelda ikkagi üritasid selgitada nii hästi, kui nad said väiksele lapsele, et see oli minu jaoks. Koolis käisin ma Haabnemme koolis kuni 9. klassini
ja siis käisin 10. 11. klass käisin Viimsi gümnaasiumis ja 12. klass käisin. No suured vahetunnid, pood on suhteliselt kõrval, sõbrannad lähevad, toovad kommi, krõpsu. Mida sina tegid? Haabneeme koolis me ei võinud kooli alalt lahkuda. Ja Haabneeme kool on selles mõttes rangem, aga Viimsi koolis ma tean, Deliss on ikkagi paraku on ta üsnagi lõunatunni all rahvastatud. Et no kui ma koolis oli esimene, teine klass, siis nagu vanemad ütlesid klassijuhatajale ja no kokad ei teadnud, ainult klassijuhataja teadis, et siis nüüd oligi esimene, teine klass, ma sõin ka koolis toit, et tegelikult nagu väga hea valik on, et ala liha ja kiudained, ala võtangi riisi, kana ja siis salatit, et oli täiesti nagu normaalne toit. Vahetavahel võtsin ise, ema pakkis mul toidu kaasa, et kui koolis ei ole midagi, mida sa süüa saad, siis saad süüa. Aga edasi ala mingi 3. klassist ma juba hakkasin ise aru saama, et mul on enda menüü ja et ma võtsingi rohkem karbiga toitu kaasa. Aga kui pakuti krõpse, pakuti kommi? No vahepeal ikka võtsin. Salaja võtsid. Aga mis siis juhtus? Olid sellel ka mingid tagasilöögid kohe või? Tegelikult koheselt ei ole neid nii-öelda suuri tagasilööke, et pigem kui sa neid suuremates kogustes saab tarbid või tihemini, siis sa tunned seda, et mul läks ka aega, et õppida tundma enda keha, et kuidas mu keha reageerib. Ja kui mõnikord, kui ma sõin rohkem magusat, siis ma tundsin, et mul jalg andis tunde, et näiteks kehalise tunnis, et tundsin, et ühe jala peale on raskem astuda, siis ma võtsingi endale selle, et okei, Miia, sa ei tohi süüa seda šokolaadi, et see on sinu jaoks, et sa leiad need alternatiivid. Sa oled meedias kirjeldanud, et see haigus on mõnel hetkel ikka väga karm, et pärast süst ei ole võimalik omal jalal liikudagi. Minu teada on mul elu jooksul tehtud vist 3 või 4 korda seda süsti, et see süst näeb välja selline, et sulle tehakse siis jala sisse ja umbes 4 päeva, ma ei tohi enda jala peal astuda, et siis mul isa või ema tegidki kõik ette taha mul ära, käisime koos tualetis, edasi-tagasi voodisse, kõik toidud, kõik värgid ja see süst on 50% nagu protsenti, sa ei tea kunagi, kas ta läheb nii või naa, kas läheb halvemaks või läheb paremaks. Et mul esimesed 3 süsti läksid paremaks ja viimane süst, vist ma olin mingi 12-13 aastane, ma tundsin peale seda, et mul oli rohkem jalg tihemini kange ja tundsin seda valu rohkem ja peale seda me ei ole süsti uuesti teinud, et ma olengi ainult toiduga ravinud, et me ei ole võtnud ka mingeid hormoonravimeid, et me oleme tahtnud, et võimalikult nagu looduslikult seda asja ravida ja hoida ka kehalist aktiivsust, et ma olen alati tegelenud ka mingite spordialadega ja praegu tui on kõik väga hästi ja mu elustiil on ka selline, et ma ei tarbi ega tee asju, mis oleksid mulle kahjulikud. No siit me jõumegi spordi juurde, ma nüüd loen üles, ma loodan, et ma midagi ei unusta, sa oled tegelenud nii rulluisutamise, ratsutamise, jalgpalli, sulgpalli, akrobaatikaga, jätame praegu jõutõstmised ja fitnessi nagu järgmisteks küsimusteks. Veel olen. Kas siin oli veel midagi? Jah, olen veel tegelenud kickboksiga. Kickboksiga, see kõlab ikka väga jõuliselt, et kuidas seda jalga tõsta niimoodi, et kui liiges, see peab ju ka vastasel nagu prillid peast ära lööma. Ja, et see ongi mul hüppeliiges, kus oli mul on kõige suurem siin põletik olnud, et just see jala liikumine, ühel jalal on parem liikumine, teisel vähem, aga kui ma olen nüüd erinevate spordialadega tegelenud, siis see liikumine on paremaks läinud ja me käime iga-aastaselt nagu 2-3 korda ka liigesarsti juures, et kes vaatab üle, et kuidas mul olukord on ja praegu on hästi. Ja nagu viimased aastad on ka väga hästi olnud, et mul oligi, kui ma tegelesin ratsutamisega, tegelikult tahtsin ka ratsutamisega jõuda tipptasemele, aga meil ei olnud võimalik omada enda hobust ja siin Viimsis ei ole ka ühtegi ratsaklubi ja kogu aeg oli nii raske käia tund. Mõned hobused on Koplis, aga need ei ole sporthobused, eks ole? Ma ei olegi, ma üldse... No seal Metsakasti ja siis Randvere vahel on. Ma tean, et seal hobused on, aga vist seal nagu ratsakooli ei ole. Et kuna ma sellega ei saanud kaugemale minna, siis ma leidsin kickboksi, peale seda tuli jõutõstmine ja siis tuli bikiini fitness. Nii, aga vahepeal oli ka selline asi, sa oled öelnud, et 5 aastat tagasi umbes. Hakkasid sa tegelikult teadlikult jõusaalis käima, sinu esimene valik oli jõutõstmine. Jah. Nii, palju sa tõstsid, palju sinu rekordid olid ja mis stiilis sa tõstsid? Oligi, kui jõutõstmises on võistlustel 3 rinnalt surumine, siis on kükk ja siis on maastõste, ingliskeelseid ja neid väljendeid, aga ongi 3 tükki ja oli kükk ja kõige
nii-öelda parem tulemus, minu rekord oli 85 kilo no. Tõmme oli 102 ja rinnalt surumine vist, kui ma õigesti mäletan, oli 47,5. Et ma tulin noorte Eesti meistriks ja siis tulin ka ühelt teisel võistlusel, ma ei mäletagi, kas oli ka Eesti meistrivõistlused, olid naiste hõbe ja noorte hõbe. Kas ei ole natuke ebanaiselik, kui ma tohin nii küsida, et see jõu tõstmine? On küll, et ma ise ka samal, kui ma tegelesin, ma täiesti lambis sattusin ka fitnessvõistlustele, et ma läksin vabatahtlikuna abiks ja siis mul nagu jäi ka süke, et see tundub ka väga vägev, et äkki ma ka mõnipäev jõuan tegeleda sellega, sest mingi hetk ma hakkasin jõu tõstmise tundma, et ma ei tunne enam ennast naiselikuna, et su rasvaprotsent peab ka nii palju kõrgem olema, et justkui nagu siuke kivi käin ringi, et ma ei tundnud ennast enam mugavalt enda kehas. Ja siis ma käisin veel ühel võistluse vabatahtlikuna abiks korraldamas seda fitnessvõistlust ja siis mul oli, siis ma uuesti nagu kordus see sama emotsioon, et mul ikka meeldib see, et ma tahaksin ka see bikiini fitnessiga tegeleda ja siis ma uurisin erinevaid tiime, erinevaid treenereid ja siis mul jäigi silma tiim Reinart ja Peep Reinart ja ma olingi, et davai, et ma võtan ennast kokku, kirjutan ja ülejäänud on ajalugu. Kas seal on mingid eneseületamise momendid ka, et minna kõrgetel kontsadel, nappides bikiinides, publiku ette lavale, võtta sisse poose, et kuidas seda emotsionaalselt, seda kõike, see võib olla tegelikult ikkagi alguses, ma kujutan ette, päris keeruline. Ma ei tea, kusjuures minu jaoks ei olnud, et sa näed nii palju vaeva selle enda vormi nimel, sa paned nii palju energiat, nii palju tunde jõusaalis, nii palju õigesti toitumist, kardiot, kõike, see töö, mis sa paned enda vormi, siis sul ei ole häbi ennast näidata, sest ma tean, et ma andsin endast kõik ja see ongi, minu keha on minu nii-öelda vorm näidata minu rasket tööd. Ja, et mul on, nagu ma tahtsingi näidata, et vaadake, ma olen nii palju vaeva näinud, et see kõik, see töö on nüüd lõpuks vilja kandnud. Sa oled meedias rääkinud hästi palju ja ka siin rääkisid, et ema, isa, õde on sind aidanud ja treener on ja treenerite tiimid on sinu taga. Kas sul on olnud ka selliseid toetajaid, kes on sind aidanud võistluste korraldamisega, sponsoreid? Jah, on olnud, mind on toetanud läbi tiimi Iconfit, siis on ka 365 ka supplements, et nad on saatnud mulle ka teinud sooduseid proteiinipulbritel ja vitamiinidel, siis on Horeca Service, kes on saatnud mulle erinevaid köögivilju ja lihatooteid ja piimatooteid, mis on väga suureks abiks, sest tõesti väga palju läheb raha hea toidu peale ja kvaliteetse toidu peale. Ja Nutvilla on ka väga maitsvad pähklikreemid, mis panen igapäevaselt enda pudru peale, kanariisi peale, et on ka väga imeliselt aidanud mind. Ja Golden Club Fitness. Igapäevaselt. Ei tohi unustada oma. Enda klubi ei tohi unustada. Iga hommik olin esimene, kes jõusaali jõudis ja mõnikord olin ka viimane, kes ära läks. Et ma käisin hommikuti kardiot tegemas, käisin poseerimas, et väga palju veetsin enda aega seal. Aga räägige täpsemalt ennem tippvõistlust, ütleme 3 kuud enne maailmameistrivõistlust, milline su päev välja näeb? Ärkasin üles 5:36 vahemikus, oli, kui ma tavaliselt panin endale 5:45 äratuse, mõnikord ärkasin juba ise varem, et enda kell juba sees ütles, et on aeg ärgata. Ärkan ülesse, lähen kell 7 tehakse Golden Club lahti, lähen käin Golden Clubis, teen enda hommikuse kardio, enamasti tund aega treppi, tegin peale seda poseerimist, taest ka kõhulihased ära, siis tulen koju, söön esimese toidu, siis lähen välja, teen esimese poole sammudest, enamasti oli mul 14 000 sammu päevas, et ma tegin esimese poole ära, läksin uuesti koju, tuleb enne trennisöök, sõidan linna Spartasse, teen ära enda lihastrenni, et siis kas ülakeha või alakeha, söön Spartas enda peale trennisöögi, peale trennisöögi lähen uuesti jõusaali, teen teise poole sammudes selle lindimasinal, siis sõidan tagasi koju, viimane söök ja kell 9 magama.
väga karm noore inimese kohta, kuhu jäävad sõbrad, peod, tantsud, hängimine? Ei olnud, ma nagu väga antisotsiaalseks muutusin läbi see spordi, et ma olingi, et minu eesmärk oli mul nii nagu tugevalt silme ees, et mul ei olnudki aega ega energiat enda sõpradega suhelda aga mu sõbrad olid siiski toetavad, mu pere oli toetav ja ma kirjutasin juba teadlikult teine hooaeg, esimene hooaeg ma ei osanud veel isegi arvata, et kuidas ma reageerin selle, kuidas see emotsionaalselt mõjutab mind ja kuidas see füüsiliselt mõjutab mind, et ma ei teadnud, et sa lähed nagu nii enda mulli sisse, et sa ei taha, et sa ei jaksa kellegi teisega tegeleda, aga enne teist hooaega, ennem seda preparatsiooni ma kirjutasin juba sõbrannadele ära, et olge nüüd valmis, ma lähen uuesti dieedile, et vahepeal võib-olla mind ei ole nii palju kohal, et aga te teate, et ma olen ikka nagu olemas, et võib-olla mitte nii palju kui nii-öelda väljaspool dieeti ja kõik võtsid seda hästi vastu ja nad teavad, mis see sport mul on ja kuidas see mind mõjutab ja ma ei tea, et praegu ja. Kas, mitte selle personaalne küsimus, aga kas fitnessi maailmas on ka doping on teemaks? Ja on küll, et no Eestis meil on nagu täielik naturaalne nii-öelda liiga, kus ma võistlen ja mul oli ka maailmameistrivõistlustel kohe, kui ma tulin lava pealt maha, pidi minema proova andma. Et see oli esimene asi, ma ei saanud isegi treenerile helistada, et kohe viidi sinna telefon käest ära, pead proovi andma, et isegi meedias sai mu tiim ja treener ennem teada, kui ma sain ise öelda. Aga ja väga paljud ka kasutavad ja isegi minu liigas, aga nii tihti ei testita, ka Eestis ei testita, aga ma olen võtnud selle, et ma tahan kõike teha naturaalselt, sest need kõrvalnähud ja selliselt ei ole väärsed, et ma tahan ka olla kunagi ema ja ma tahan, et mul oleks terve keha ja et ei oleks mingi võimalus, et asjad ei läheks nii, nagu need võiksid minna. Rõõm kuulda. Lisaks sellele sportlikule füüsilisele tugevusele on väga oluline ka ilu, meik, grimm, poosid, nagu sa ütlesid, sa eraldi treenid. Räägi sellest maailmast ka, sellest võib-olla väga palju ei tea inimesed. Meik on ka, ongi lavameik, ma esimene hooaeg 2 korda ma võtsin endale jumestaja, aga kuna ma olen ise tegelikult väga palju ka huvitunud jumestamisest terve elu, et mulle väga meeldib meiki teha ja see minu jaoks justkui teraapia, siis mul on ise päris hea käsi selle koha pealt ja ma tean täpselt, mis mulle meeldib, mis minu näoga sobib ja mina need 2 korda, kui ma võtsin endale jumestaja, ma ei jäänud rahule, ma ei tundnud ennast 100% enesekindlana ja tegelikult sa pead ennast tundma enesekindlana, sest see ongi, paistabki välja see, mis peab inimesteni see emotsioon jõudma. Ja mul oligi need 2 korda, kus ma ei tundnud ennast enesekindla ja ma olin, et ei, et ma ennem tegelikult neid jumestajaid ei ole kunagi lasknud kellegi endale meiki teha, et ma olen alati, kes teeb endale ise, aga ma olin, et see on uus maailm, ma ei tea, igaks juhuks lasen teha jumestajal, aga kuna ma olen rahul, siis ma võtsin ohjad võtsin enda kätte ja ülejäänud kõik võistlused ma olen endale meigi teinud ise. Ja õppisin siis selle lavameigi selgeks, et ma oleksin rahul sellega. Ja see valgus ja kõik, mis mängib. Aga grimm, keha grimm? On võimalus võtta teenus ja näiteks minu tiimi puhul tegid treenerid, ehk siis Eleri ja Peep, minu tiim, Reinart tiimis tegid grimmi ja juuksed on ka eraldi juuksur, kelle sa siis endale broneerid ja kelle juurde sa siis lähed tegema neid juukseid. Jätame kogu selle suure kadalipu kõrvale, kuidas sa üldse sinna Dubaisse jõudsid, seal oli hästi palju nii-öelda lahti otsi, sa jõudsid sinna kohale, kui kaua läks ennem lavale pääsemist kõige selle peale aega, et teha õige meik, õige grimm, olla valmis minema ja andma ennast parima? Ütleme nii, et see väga oleneb, mis kellaks sa selle juuksuri ära saad. Mina sain näiteks kell 2 öösel, seega ma läksin kell 2, tegin emale juuksed pähe. Läksin, kuna seal pannakse ikka võrk pähe, siis saad ka selle võrguga magada. Tegelikult tol päeval ma tegin enne juuksurisse minekut endale meigi. Paningi kell 12 endale hilisema, tegin endale meigi, kella 8 läksin juuksurisse, siis läksin magama, ärkasin kell 8, tegin hommikusöögi. Tollel päeval õppis üldse mu ema selgeks selle grimmimise, sest mul treeneridega kedagi kaasa ei tulnud ja me ei julgenud usaldada ka seda teenust
ja noh, kuna see grimm, mida minu treener nagu Eestis teeb, on ka erilise mingi värviga ja alatooniga, et seal on ka mingid oma asjad, mida ma täpselt ei tea, et mul tegigi ema hommikul, kuivasin ära ja siis läksime võistluspaika, et umbes kõik asjad kokku läheb mingi 5 tundi, ma arvan. Ja laval oled sa mitu minutit? Oleneb mitu tiiruse teed, et kas on poolfinaalid, finaalid. No ütleme finaalis sellel kõige lõpuvõistlusel. Ma arvan mingi 3 minutit umbes. Väga huvitavad proportsioonid. Aga see 3 minutit, räägi nüüd sellest detailselt. Sa teadsid, et sa oled medalikonkurentsis kindlasti, aga sa ei olnud kindel, kas sa saad tiitli. Mis tunne sind valdas? Esimene nii-öelda oli juniorite kategooria, kus ma sain pronksmedali, seal ma ei tundnudki ennast nagu kõige enesekindlamalt, et kuidagi oli vaja jälle endal nagu jalg soojaks saada, et nagu see hea tunne kätte saada, see oligi soojendus ja naistes mul oli kuidagi sees, ma tundsin, et it's my time to shine, nagu ma isegi hoidnud ennast tagasi, et ma olin, et ma lähen, ma naudin sajaga, naudin enda rasket tööd, naudin enda vormi, naudin seda head emotsiooni enda sees, sest ma tundsin täpselt see on minu koht, ma tahan siin olla ja ma arvan, et see paistis välja, see paistis kohtunikele välja, tundsid seda enesekindlust, sest ma läksingi, et ma ei hakka, mu konts ei lähe värisema, ma lähen sajaga ja siis tuli, ma tundsin, et see medal on mul kaelas. Kirjelda seda võistluskohta ka, et kui palju seal publikut oli, kuidas oli korraldatud, kus nii-öelda saalis see toimus? See oli nagu, Expo, ma ei tea, kas eesti keeles on ka siit. No, messiala. Ja messiala, et oli ka hästi palju erinevaid neid firmasid, kes olid toonud enda tooteid näitama, neid oli ka hästi palju, siis oli publik, kohtunikud, et ma arvan mingi 60 kuni 100 inimest, et käisid seal, käisid ringi. Kohtunik oli mingi 8, et see paneel ka muutus pidevalt. Televisioon, kaamerad. Ja kaameraid oli hästi palju ja et ma arvan, et tollel hetkel vaatasingi kohtunikele otsa, et ma seda nii-öelda ülejäänud keskkonda ei oskanud nii väga tollel hetkel nii-öelda teadvustada, et ma proovisin lihtsalt, et mul jumalast nüüd kava meeles on ja. Nii, aga pärast võistlust sa oled ennast kuudepikkuse enesepiitsutamisega ajanud tippvormi, see ei saa ju kesta lõputult ja sa oled saavutanud oma elu senise kõige suurema tulemuse. Kas ei teki sellist nii-öelda mingit tühjust või motivatsiooni küsimust, et mida nüüd? Ei, tekkis küll. Ma arvan, et mitte see täiesti mingi tühjus, seda, mis nüüd edasi saab või pigem, et see peatükk minu elus on justkui lõppenud, et ma olen saavutanud kõik, mis ma tahtsin, ma olen pannud endast 200%, ma olen kõik enda eesmärgid saavutanud, kõik on tehtud, nüüd ongi justkui pandud punkt, et mingisugune küsimus on loomulikult, et mis nüüd edasi saab, aga samas ma ei ole endale nii-öelda nii tugevalt peale surunud, et ma nüüd pean kohe kõiki vastuseid teadma. Ja tänu sellele tuli ka täiesti lambisse reis mul ühega USA-sse, 8,5 kuuks just tulin tagasi ja ütleme nii, et ma sain oma vastused küsimustele, et mis saab edasi, et usaldasin elu, võimalused tulid ja nüüd ma usaldan neid võimalusi ja lähme proovime ja vaatame, mis saab. Ja me ootame peagi põnevaid uudiseid, aga tuleme veel tagasi korraks lõpuks siia Viimsisse. Kui sa nüüd oled siin talvises päikeselises Viimsis, mis on su lemmikkohad, tegevused, praegu sa ei pea ju trenni tegema hommikust õhtuni? Ei, ma olen praegu kusjuures üldse võtnud endale sellise puhkuse, et mentaalne puhkus ja füüsiline puhkus, ma olen nii kaua olnud kogu aeg trenn. No, mul oli selle jõus oli vastu siiras armastus, aga kuna lõpuks nagu selle preparatsiooni lõpuks ja võistlusojal sa justkui pead käima, et sul kaob see tahe ja see armastus ära ja kui sa oled veel selles defitsiidis ka, siis praegu see jõusaali kutsub mind niimoodi, nagu see kutsus varem, et ma pigem
ma liigutan enda keha, ma käin hästi palju jalutamas, käin ka rühmatrennides, mulle meeldib see mingi vaheldus millegile, mida ma varem tegin, aga ma ei pane endale igapäevaselt seda pressi pealt, et ma nüüd pean minema, pean tegema, et ma teen tunde järgi ja samamoodi ka toiduga, et ma nüüd 2,5 kuud ma ei ole ühtegi kalorit nii-öelda jälginud või vaatan nüüd täpselt grammi pealt, et mida ma söön, et ma tahan leida justkui kõiges muus, nautida kõike muud, kui olla iga hetk, igas kohas, kus ma olen mõelda selle, et kui palju siin kaloreid on sees, kui palju siin, kui palju seal, et tegelikult elus on nii palju muid asju, mida saab nautida ja ma tahan, et kui ma olen näiteks perega väljas, et ei ole ainuke asi, millele ma mõtlen see, et mis toitu me sööme või kui palju siin kaloreid on, vaid ma tahan nautida. Suusatamas käid, uisutamas käid? Ei ole käinud veel. Ei ole. Aga on plaanis? Ma arvan, uisutama lähen, aga suusatamisega on see murdmaa, ma olen niisuguse trauma saanud kooliajast, et seda ka pidi tegema, et ma praegu üldse ma ei taha. Karu nagu rada. See karu. Mul hakkab kohe seest. Karu nagu rada on läinud nüüd pikemaks ja kurvilisemaks, nii et seal saab nagu paremini. Aga siis lähed ja lubad omale ühe korraliku suure Pavlova õiges kohvikus või millega sa nii-öelda patustad? Ma käisimegi reisil, et käisime väljas söömas head steiki, head sushit, et ongi käid väljas, võtad mille järgi sul justkui isu on, aga samas mul sellist patustamist ei olegi otseselt, et nüüd ma nüüd väga räigelt tahan seda šokolaadi minna sööma või neid söörikuid sööma, et kui mul on tund isu, ma lähen võtan selle koogitüki, aga kuna ma olen nii pikalt, nii kaua nagu tervislikult toitunud ja täisväärtuslikku toitu söönud, siis ma kehaga tahab seda ja mul ise maitseb ja ma teen ise oma toite. Sushide puhul tuleb meelde üks huvitav fakt koolipõlve laevareisilt, kuidas see oli? Jaa, sushi on mul väga südames, et ma olen teinud ka rekordi, et seda lõheni kiirit sõin ära korraga. Kui on bufee lauas võimalik, siis ei pea ennast tagasi hoidma. Ja. Aga mina ja ma arvan ka väga paljud vaatajad väga täname, et sa leidsid selle aja, et sa tulid, rääkisid nii avameelselt oma elust ja soovin sulle väga suuri õnnestumisi. Ma tean, et sul on palju häid mõtteid ja plaane ja ma loodan, et need kõik lähevad täide. Aitäh teile, aitäh kutsumast, väga meeldiv oli teiega vestelda ja tore oli jagada enda elu, enda mõtteid ja ma loodan, et inimesed said vastused enda küsimustele. Ma loodan ka. Aga Kogukonnaklubi jätkab. Meie järgmine saade on eetris umbes 6 aja pärast juba hoopis uue, aga väga põneva persooniga, kes on juba oma nõusoleku andnud. Nii et jälle nägemiseni.